Minu meelest korvpall on väga hea, sest see on sportlik mäng, et korvpallis sa saad nii palju õppida, et nagu koostöö ja mitte ainult koostöö, et sa oled nagu üks osa tiimist, siis sa pead oma tööd tegema, et teeb meeskonna tugevamaks. Commitment, see on väga oluline, sest kui tuleb midagi teha, siis sa pead 100% sa pead endast andma, kui sa tahad hea korvpalluriks saada. Ja mis on ka oluline, et kui sa mängid korvpalli või mõned teisi sport, et sa vaatad mitte nagu fänn, aga nagu õpilane. Et see tuleb kogu aeg midagi õppida. Näiteks kui sa lähed mängule vaatamas, et sa lähed nagu õpilane, mitte nagu fänn. Sest kogu aeg tuleb midagi õppida. Ja sa kunagi ei tea kelle käest, et sa saad midagi õppida. Et ükskõik, kas see on mingi NBA mäng või Euroleague mäng või lihtsalt mingi Eesti madalliigat mäng, et ikka tuleb midagi õppida. Ja et ka on oluline, et kui sa tahad head korvpalli saada, et sa naudid mängu ka. See on väga oluline. Team spirit, see on väga oluline, eriti noortele, sest minu meelest ei ole oluline, et kui sa hakkad korvpalli mängimas, et sa pead kohe viskad kohe väga hästi või põgeta väga hästi. Et kindlasti 2-3 aastat sa saad õppida sellest, aga kõigepealt, et sa pead naudima. See on kõige oluline, et sa naudid mäng, siis kui sa naudid, siis iga treen sa juba ootad, et millal järgmine treen tuleb. Ma tahan treeni. Et see on kõige oluline, et see on lõbus sinu jaoks. Kui ma ütlen, et korvpall on kogu aeg mingi vormelus midagi õppida, see ei ole mängijatele. See on ka, treenerid ka, saad kogu aeg midagi õppida. Mitu aastat tagasi ma hakkasin korvpallilaagerit siin Eestis tegema. Ja kogu aeg ma küsisin nende käest, et kes su lemmikmängija on. Siis kogu aeg nad ütlevad Michael Jordan või LeBron James. Ja siis ma küsisin, okei, ma saan aru, et nad on maailma kõige parem korvpallurid, aga sa ei tunne neid. Okei, ütle, kes su lemmik Eesti korvpallur on. Sest sul on võimalus nende järgi. Saad aru, sul on võimalus nendega kohtuda ja sul on võimalus nendega rääkida, küsi nende käest, kuidas sa tegi niimoodi. Ja siis nad sai aru, et okei, et miks mitte, et mul ei ole Eesti korvpalli. Näiteks kui ma mäletan mingi 5 aastat tagasi, ma ütlesin, üks korvpalli, noor korvpalli, ta ütles, et minu lemmik on Martin Dorbik. Ja mul oli nii hea meel, et ta ütles Martin Dorbik, sest mulle meeldib, kuidas Martin mängib. Ja mul oli hea meel, et noored ka meeldivad ka, kuidas ta mängib.